riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee. Tere, head vaatajad ja head kuulajad, riskid või kindlustad saatesarja järgmine osa on eetrisse nüüd kohe minemas ja kuna on kevadine aeg, siis loomulikult tänane teema ka natukese või õigemini päris palju sellega seotud. Kõik need inimesed, kes te autoga sõidate, siis on tulnud ette, ma usun, nii mõnelgi meist olukord, kus eriti kevadeti tekib selline väikene täkke esiklaasi peale ja mida sellega siis nüüd pihta hakata, kas kohe tormata klaasi vahetama või on ka muid variante, seda me täna siin stuudios natukese lähemalt rääkima hakkame ka ja õnneks ei ole ma siin mitte sugugi üksi, vaid on toredad spetsialistid meile tulnud ka stuudiosse. Ergo sõiduki kindlustuse portfelli juht Kaido Naarits, tervist! Tere! Ja PCU kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juht Jaanus Tanne. Tere! Rõõm näha teid siin. Härrased, kas teil on auto, sõidate, olete juhid? Loomulikult. On tulnud ette olukorda, kus ilmub esiklaasile selline asi, mida ei tahaks mitte seal näha? Jah, rohkem kui tunnistada tahaks. On ka mitu korda ette tulnud. Ja mida te olete siis teinud ise, kui on selline olukord tulnud, et ma saan aru, et kui klaas ikka täiesti ämbliku võrguks läheb, siis ei ole ju väga midagi rääkida, et siis tuleb ikkagi see ära vahetada, aga tihti on ikkagi ju olukord, kus tuleb selline väike või natukese suurem täkke sinna. Mis siis saab? Täpselt nii. Tähtis oleks siis see, et see täkke võimalikult varaselt ära parandada saada oleks võimalik. Et ei tasu sellega oodata? Ei, sest see täkke varem viljem temast saab mõra, aga kui võimalikult vara kusagile klaasitöökotta minna, siis kõik täkked on tegelikult parandatavad, mis ei asu siis näiteks juhi vaateväljas. On endal ka siis tulnud ette sellist täket ja olete siis parandanud ka või? Mis te teinud olete siis? Ja, korduvalt parandanud selles suhtes, et tekib siis helistad esimesse klaasi parandusse, saad sinna tõenäoliselt juba ülejärgmiseks päevaks aja ja saad selle ilma kuludeta tegelikult ära parandada, kui sul kaskokindlustus olemas on. Kuidas üldiselt on teie andmetele tuginedes, kas see kevad on siis tõesti selline aeg, kus neid täkkeid ja klaasi purunemisi ka rohkem ette tuleb või seda ei saa niimoodi öelda, et tuleb igal aasta ajal? Ta ikkagi kevadeti tuleb rohkem. Just see sama siis, kui talv on ära läinud, talvel paratamatult külm, lumi, kõik see lõhub teed, siis sealt tulevad nii-öelda need kivid lahti või teetükid ja siis need kipuvad siis sinna esiklaasi sattuma ja neid täkkeid või mõrasid tekitama. Et selline kevadine aeg sõltuvalt sellest, millised ilmaolud on see tipphooaeg, kus sellised asjad juhtuvad. Ma saan aru, et täket saab alati parandada või ma eksin. On ka selliseid olukordi, kus tahaks küll, ei taha tõesti klaasi ära vahetada tervenisti, aga ei ole võimalik parandada. Kui see täkke nüüd satub tõesti siis juhi vaatevälja ette, et siis on, ta võib jääda häirima. Loomulikult tegelikult kõiki neid väikseid täkkeid ka juhi vaateväljas saab parandada, aga üldiselt siis pigem kui tehnoloogiaga võimaldab, siis lihtsalt ei ole teda võib-olla mõistlik teha ja teine teema on siis see, et kui tänapäeva autodel on igasuguseid toredaid andureid klaasi taga, siis nende andurite piirkonnas nüüd ka neid täkkeid ei parandata. Nii et see juhi vaateväli on selline mõiste, mis on oluline siin antud teema juures? Jah, et ta on kindlasti see juhi vaateväli, et kui võtta kas või Transpordiametist tehnonõuete eeskiri, et siis seal on nii-öelda selline A-sektor, mis jookseb siis juhi eest, et kui seal on vigastus, siis pigem see klaas läheb vahetusse. Ma olen mõelnud ise selle mõiste peale tegelikult, mida see juhi vaateväli täpsemalt siis tõesti tähendab, sellepärast, et kui ma vaatan juhina esiklaasist välja, siis terve see esiklaas on minu vaateväljas ju, aga siis on mingi eraldi joonis ikkagi tehtud. Ja seal on eraldi joonis ja kui meil on siin klaas ees. Ja võib-olla televaatajad hetkel väga hästi ei näe, aga meil on tõepoolest üks sõiduki
esiklaas siia lausa kohale toodud ja noh, me võime juba natukese ette nii-öelda diiserina, nagu öeldakse, mainida, et me pärast näitame siin kohe nii-öelda elusast peast, kuidas see täke võib tekkida ja milline ta on ja mis tast siis saab, et see klaas ei ole meil mitte niisama siin ilu pärast toodud, vaid me hakkame hiljem meie laboratooriumis katseid ka tegema, nagu meil kombeks on. Aga jah, et see juhi vaateväli siis. Et kui siit klaasi pealt, kui palju seda on näha, et aga noh, selline siit juhi poolne, et siis selline osa, ütleme siit juhi kõige otseses vaate väljas, et noh, sealt valgus ja kõik see võib hakata mängima, mis võib häirima hakata. Nii et siis sellisel juhul on täket parandama ikkagi ei hakka? Siis jah, et kui öeldakse, et noh, see täkke parandamise suurus on, et kui see täkke mahub 2 eurose mündi siis nii-öelda ära, et siis võiks teda parandada, et noh, et kui see 2 eurone münt on nii-öelda juhi silmade vahel, siis võib-olla kõige parem ei ole, või siis noh, teistpidi mingi siis selle elektroonilise anduri ees, et noh, et siis ta võib nagu häirima hakata. Ja teine teema on ka see klaasiserv tegelikult, et siit kusagilt 6-7 sentimeetrit on selline ala, kust nagu parandada ei saa, sest sealt võib ka nagu parandamise käigus see mõraks ikkagi edasi joosta. Nii et kui ta väga selle ääres serva peal on, siis pigem ka läheb vahetus. Seda parandamise seadet ei ole ka siis võimalik sellisel juhul sinna adekvaatselt peale paigaldada. Kas kindlustusseltsi mõistes on vahet, ma ei tea, teie jaoks või ka teie kliendi jaoks, kas täket parandada või klaas välja vahetada, et mis seal need erinevused on? Loomulikult seal on palju erinevaid nüansse, alustades kas või meie jaoks kõige tähtsamast asjast sellest keskkonna aspektist ja jalailest, mis me siia planeedile jätame, et ühe täkke parandamiseks on välja arvutatud, et paiskub siis välja 16 kilogrammi CO2 ja klaasi vahetusega on see number 84, et vahe on kõvasti suurem. See on tõesti muljetavaldavalt suur vahe. Ma usun, et väga paljud inimesed muidugi ei oska arvutada või ei isegi mõelda selle peale, et kui palju keskkonnavaenulikum on terve klaasi välja vahetamine võrreldes siis selle väikese täkke parandamisega. Jah, teine aspekt selle juures on veel ka see, et selle sõiduki enda tervis, et klaasi parandamine auto omadusi kuidagi ei muuda, et autodel on kandev kered ja klaas on selleks üheks elemendiks ja kui see klaas sealt eest ära lõigata, mida klaasi vahetuse käigus tehakse, siis tahes-tahtmata võivad seal tekkida mingisugused kas või varjatud kahjustused, lõigatakse kusagile sisse, mingi polster hakkab nagisema, liim, mis sinna pärast asemele pannakse, paigaldatakse kuidagi natukene teistmoodi kui tehases ja kui tööd tehakse kusagil, mis ei ole täiesti sertifitseeritud ettevõtte, siis ei ole teada, mis liimi sinna paigaldatakse ja nii edasi. Täkke parandusega kõik need mured ära kaovad, samamoodi ka see ajaline efekt, et klaasi vahetus võtab ikkagi üldjuhul vähemalt pool päeva, kui mitte rohkem, aga parandus ainult 30 minutit. Ja lisaks vist on ju see ka, et oma vastutuse asjus on teatud erinevused täkke parandamisel või siis klaasi välja vahetamisel. Seal võib erinevus olla. Et Eesti turul on siiski üsna levinud see, et seal kliendi kontekstis ei ole vahet, et kas see täkke parandatakse või klaas vahetatakse, et seal enamustel või levinud on see, et klaasikahjudel oma vastutust ei ole. Ühelgi juhul siis selles mõttes? Jah, ka vahetusel, aga lõppkokkuvõttes on see, et kui see täkke parandus on siin saab parandada 70 eurot, 60 eurot kuskil. Umbes sinna käiti, jah. Siis klaasi vahetuse puhul, kui me räägime tänapäeva autodest juba, siis tegelikult need summad on 1000+ eurot. Et nad saba andurite kalibreerimised, asjad, kõik, mis sinna juurde lähevad, et siis ta on päris suur kulu ja lõpptulemusena on ju see, et see 60-70 eurot versus 1000 eurot, see ühel hetkel avaldub kõikide kindlustusmaksetes, Jah, ja 1000+ on isegi selline madal number veel, et tänapäeva uuemad linnamaasturid, nende puhul me oleme näinudki siin numbrid, mis algavad tegelikult juba 3-ga ja täiesti rahvaautod, mitte eksklusiivsed asjad. Ja võttes arvesse seda, et klaasikahjude esinemise sagedus on kusagil 37%, see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt igal autol kord 3 aasta tagant klaasiga midagi juhtub. Võite ise kokku arvutada, et mis see kaskomakse siis tulla võib, et kui see klaasikahju on juba 3000 eurot per klaas, kord 3 aasta tagant vähemalt see klaasi sagedus esineb, siis inimesed paraku vist liiga hästi ei oska arvutada seda, et see meile kõigile läheb lõpuks ju kallimaks, et
targem oleks võib-olla siis kõik koos keskkonnasõbralikumalt käituda, rahakotisõbralikumalt käituda kõigi jaoks. Loomulikult ja turg ju tegelikult liigub ka sinna poole, et pannakse sellele klaasivahetusele ka ikkagi täna üha rohkem ja rohkem seda oma vastutust, et olgu ta siis 100 eurot, 300 eurot, 10% klaasisummast või midagi sinna kanti, et varem hiljem juhtub ka see, et täkkevahetus on inimese jaoks ilma kuluta, aga klaasivahetuse puhul tuleb juba päris arvestatav raha inimesel maksta. No ma tean, jah. Siia juurde on nagu hästi hea näide, et statistika poole pealt, et kui kindlustusseltside nii-öelda hüvitatavatest klaasikahjudest kuskil 22–24% on neid juhtumeid, kus klaas parandatakse, ülejäänud juhtudel siis vahetatakse, siis analoogne statistika siis nendel juhtudel, kui inimene ise peab selle kulu kandma, siis see protsent on kuskil 27–28 juures. Ehk selline kuskil 4-5 inimest 100 rohkem on siis see, et kui pead oma taskust selle kulu kandma, et sa mõtled nii-öelda, et siis see nagu näitab tegelikult seda, et neid iseenesest parandusi täna juba tehakse tegelikult väga okeil tasemel ja mõistlikult, et aga seal on veel ruumi tegelikult, et me täna vahetame neid võib-olla liiga kergekäeliselt mingitel juhtudel. Kas kindlustusseltsil on kuidagi õigus öelda ka, et millisel juhul ikkagi siis vahetatakse see klaas ära ja millisel juhul te ise ütlete, et kuulge, et me hüvitame siin ikkagi ainult täkke parandamist? Et kas seal ei ole mingeid reegleid või mingeid selliseid tavasid? Kindlustus peab ikkagi hüvitama põhjendatud tekkinud kahju ja kui nüüd see klaasitäkke on võimalik parandada, siis see põhjendatud kahju tegelikult ongi see täkke parandus. Et see klaasivahetus ei olegi põhjendatud ja kindlustus ei pea seda tegelikult hüvitama. Nii et alati ei pruugigi nii võimalik olla, et mina arvan, et mina tahan ja kogu lugu, et tegelikult on ikkagi omad reeglid, et kas või samad, kui ta ei ole juhi vaate väljas see täkke, et siis läheb ikka parandamiseks, mitte vahetamiseks. On ka neid tüüptingimusi kindlustusseltsidel sees, kus kui klient soovibki klaasivahetust, aga tegelikult täkke on parandatav, siis üks asi on see, et ei saagi ja teine on see, et kui saab, siis näiteks on hästi kallis oma vastutus selle asja puhul, mis kliendil nagu tasuda tuleb ja mis talle siis tegelikult üllatusena ka tuleb. No tegelikult on ju sedaviisi, et me üleüldse ühiskonnas oleme hakanud võib-olla nüüd alles rohkem propageerima või rääkima ja selgitustööd tegema üleüldse, mitte ainult me ei räägi siin sõidukitest või klaasidest, eks ole, vaid ma ei tea, kas või jalanõusid. Et vanast olid ikka kingsepad, eks ole, ja tegid sul tallad korda, ei mindud poodi kohe uute järgi. Et nüüd on kuidagi jälle hakanud see mõtteviis võib-olla natuke rohkem tagasi tulema, et või kuidas teile tundub, et on ta selline ühiskonnas laiemalt ja kas see on õige tee? Siin see kingsepa jutu juurde tegelikult sobivad väga hästi, et need rehvid, mis meil siin on. Ja need ei ole ka juhuslikud. Jah, mitte midagi juhuslikku meil siin ei ole. Et kui me klaaside puhul mõeldakse seda täket ja vahetust, on ju, et siis täiesti tavaline on ju ka see, et me liikluses sõidame ja me saame mingi torki haava rehvi ja rehv läheb tühjaks, siis ju me ei torma ju seda rehvi vahetama või uut panema, et ikkagi ju see torke haav seal parandatakse ära ja sõidad selle sama rehviga edasi, et tegelikult see käib klaasi kohta, see käib ka kõikide nende teiste osade pihta, et mida saab parandada ja mida on mõistlik parandada. Milliseid autodetaile üldse parandada saab, sest ega tihti peale on niimoodi, et kui mingi väike kõks on, et siis ma ei tea, poritiib vahetatakse välja, et kuidagi ma ei tea, kas on siis mõnikord ongi soodsam võib-olla uus tükk sinna panna, kui hakata pleksepal laskma seda korda teha ja siis ma ei tea, kas vahest ei saagi äkki teha, sest et tänapäeva materjalid ja autod ei ole enam võib-olla päris nii nagu vanasti, et oli üks pleksepp oma selle aamriga ja kogu lugu, et kui plastmassist on juhtumisi kere detail, kas seda annab parandada? Ka plastmassi tegelikult annab plastikeevitusega täiesti edukalt remontida, aga seal tuleb palju erinevaid aspekte tähele panna, et esiteks, et mis tüüpi plastmassiga tegemist on, mitte kõiki plastmassisegused ei saa keevitada, teine teema on see, et kuhu piirkonda see vigastus tekkinud on, et plastmassist eelkõige on siis põrkerauad ja kui põrkeraudadest rääkida, siis tänapäeval paljudel autodel on ka igasugused pimenurgaandurid ja muud asjad, mis seal stangedes sees on ja seal siis tuleb selle paranduse puhul ka tähele panna seda, et ta ei jääks selle sama anduri tööpiirkonda ja ei hakkaks mingeid häireid andma.
aga kui ta nendest anduri tööpiirkondadest välja jääb, siis on võimalik plastmassi ka remontida, keevitada, pahteldada ja nii edasi ja seda tänapäeval tehakse juba üllatavalt palju, et on isegi mitmed erinevad ettevõtted, kes ongi spetsialiseerunud plastmassist stangede remontimisele. Nii et üleüldiselt ka võiks öelda, et me hakkame ikkagi liikuma rohkem sellise keskkonnasõbralikuma mõtteviisi poole ja et alati ei pane kohe uut tükki, vaid kui annab parandada, siis on see ikkagi mõistlikum. Vist. Üks asi, mida ei parandata, on ikkagi turvavarustus. Et siis kui sama nii-öelda turvapadi läheb lahti või turvavööd, pürotehnilised padrunid seal aktiveeruvad asjad, et neid asju ei parandata, et need ikkagi vahetatakse välja, aga muudel juhtudel põhimõtteliselt on see, et parandada saab kõike. Kas see trend on juba meil muutunud ka teie andmetele jälle siis tuginedes? Jaa, ajas on päris hästi näha, kuidas varuosade taastamise protsent kasvab. Tõsi, ta ei ole veel päris seal, kus me tahaksime, et ta on, aga siin ongi sektoris ja ühiskonnas päris palju tööd veel selle nimel vaja teha, et jõuda sinna, kus me olema peaksime. Tänane saade ka seda eesmärki muidugi kannab, et inimestele natuke see võib-olla meelde tuletada asju, ega siis teinekord ei olegi selles, ma ei tea, asi, et inimene pahatahtlik kuidagi on või et ta meelega tahab, et ta lihtsalt ei mõtlegi selle peale. Mul on endal ka tuttavaid olnud, kes näiteks arvavad seda, et kui klaasi parandama hakata, et kas siis garantii näiteks sõidukil enam üldse kehtib. Et eks ta ju ikka vist kehtib ju, et ega see parandamine sõiduki garantiile midagi ei tee, aga kunagi ei tea, eks ole. Loomulikult parandamine kuidagi sõiduki garantiid ei mõjuta ja täpselt samamoodi olgu ta siis esiklaasi parandamine või stange parandamine või tagatiiva parandamine, et seda parandustööd ikkagi tehakse, kui on garantiiline sõiduk, teostatakse margi esinduses ja vastavalt kõikidele tehase poolt välja antud nõuetele, et kas detail parandada või vahetada seal garantii mõistes, kui seda teha nõuetele vastavalt vahet ei ole. Ja tegelikult ka detaili parandamine võib olla parandamise võimalikkuse puhul sõidukile parem, et räägime näiteks, kui detail ei ole polditav, tagatiivad, katused, tuleb rahe ja rahe meil tahes-tahtmata tuleb mitu korda aastas ja sellised väikesed mõlgikesed tulevad ja need mõlke on täiesti edukalt sealt võimalik mõlgi eemandluse käigus välja võtta niimoodi, et isegi sõidukit ei pea üle värvima. Kui nüüd näiteks hakata seda katuseplekki välja vahetama, tähendab see ju seda, et kõik tehase keevisliited tuleb lahti lõigata, pärast tagasi panna, ära hermetiseerida ja nii edasi ja tahes-tahtmata inimene ei suuda seda tööd kunagi täpselt samasuguse identse kvaliteediga teha, kui ta tehases seal roboti ja liini peal kokkulaskmise käigus tehtud on. Jah, ja nagu me siin saate alguses ka rääkisime, siis see esiklaasi vahetus iseenesest võib isegi olla ma ei tea, ohtlikum või keerulisem teinekord, kui ta selle täkke parandamine, et pigem parandamine on võib-olla ohutum viis läheneda asjale, kui see, et hakkad tervet seda suurt tükki ära vahetama sealt. Kindlasti. Selge see, et kui selle täkke parandamine võtab sul seal 20 minutit või 30 minutit ja klaasi vahetus võtab sul mitu tundi, et siis juba see ajaliselt ja kõik need tegevused, mis sa seal auto juures teed, et paratamatult, mida rohkem sa auto juures toimetad, seda suurem võimalus on ka see, et midagi võib olla viltu minna või mingi täiendav vigastus tekkida, et mis võib hiljem probleeme tekkida. Kuid aga ühel hetkel on ikkagi ju see asi, et ega neid kingi võid see parandada palju tahes lõpuks, eks ole, ühel hetkel nad saavad läbi, midagi teha ei ole enam, eks ole. Kuidas te esiklaasiga lood on, et mingil hetkel, meil on ju selline tore kliima siin, eks ole, et talvel on seda soola ja muud jama ja esiklaas lihtsalt lähebki kriimuliseks lõpuks. Et on mingi selline reegel ka, millal tõesti tasuks klaas ära vahetada, sest et lihtsalt ei näe välja enam. Eriti kui vastusõitev auto vihmaga tuleb, eks ole, tuledega valgustab, siis on teinekord nii, et ei näegi enam sõita. Jah, tulebki lähtuda sellest, et asi peab olema ohutu ja sa pead sealt välja nägema niimoodi, et sul ei teki häireid ja moonutusi. Üks asi, mida siin mainida tahaks selle puhul on see, et kaskokindlustuse tingimustes kulumine kui selline on välistatud, et kui ongi 6, 7, 8, 9 aastat järjest auto lihtsalt liikluses osalenud, täpselt samamoodi nagu see kingade näide oli, et tallad lihtsalt kuluvad auklikuks, et siis sellisel juhul keegi seda loomulikku kulumist korvama ei hakka, et kindlustusseltsi puhul peab ikkagi klaasikahju puhul esinema see reaalne konkreetsest sündmusest tekkinud kahju, olgu ta siis täke või mõra.
jah, et lihtsalt kui auto vanaks saab, et siis te uut autot ei osta kliendile. Kahjuks vist. Jah, seda tõesti niiviisi, et lihtsalt kasutamise käigus ta saab vanaks ja uue saad, et seda ei ole. No selge, aga igatahes ma väga loodan, et inimesed hakkavad rohkem mõtlema selle peale, et miks ei tasu kohe kõiki asju vahetama tormata ja miks oleks ka enda rahakotile, kõigi meie teiste rahakotile, aga meie maailmale kui sellisele kasulikum neid parandustöid rohkem ette võtta. Ja head vaatajad, nagu siin saate alguses ka öeldud sai, siis me tegelikult täna siirdume korraks ka meie kõrvalstuudiosse, kus on meil laboratoorium ja selle sama esiklaasiga me püüame siis teile näidata, kuidas elus eneses see täkke siis tekkida võib ja mis temast edasi saab. Et nagu öeldud, meile meeldib pauku teha, nii et täna siis proovime jälle seda teha, aga kinnitame teile, et ärge kodus järgi tehke. Ja tegelikult meil on ka siin turvavarustus olemas kõik selle jaoks nagu vaja. Nii et vaatame siis korraks, näitame, mismoodi need asjad siis käivad. Riskid või kindlustad? No nii, head riskid või kindlustad saate vaatajad ja kõikidele teile, kes te meid juhtute kuulama, siis kahjuks te näha ei saa, mida me siin tegema hakkame, aga meie saatesarjas on tavaks, et alati teeme ikka pauku ka. Ma isiklikult loodan, et täna nüüd päris suure paugu tegemiseks siin ei lähe, aga kuna me rääkisime natukese lähemalt sellest klaasikahjust, mis siis on põhjustanud täkkest või siis ka klaasi praost ja purunemisest, siis mõtlesime, et proovime ise teha ühe täkke siia ja vaatame, kas tuleb täkke, läheb klaas täitsa katki või mis juhtuma hakkab. Ja veel kord, ärge seda kodus järgi tehke ja meie ka siin oleme stuudios ikkagi, nagu te näete, turvavarustuse peale mõelnud. Väga stiilsed kaitseprillid on meil siin olemas. Nii et ma ei tea, härras, et te ütlesite, et umbes sellise tootega saab väikse täkke siia teha. Et proovime siis või? Proovime järgi. No vaatame, mis juhtub, kui ma siia niimoodi... Nii, kas see, mis siin praegu on, ma ei tea, kui hästi seda muidugi kaadrist näha on, kas see läheb juba täkke alla kirja? No see on selgelt täkke, ei ole mõtet seda selle 2 eurosega praegu mõõtma hakata, eks ole, sest et ta on selgelt väiksem. Aga saab ka suuremaid, proovime veel. Proovime veel, Katse number 2. Teeme teise täkke. Noh, see on juba nagu oleks mehe moodi täkke. Just täpselt, see ongi see kõige tavalisem täke, mis tavaliselt kividest tee peal tekib ja kui selle täkke suurust vaadata, kui see 2 eurone münt sinna kõrvale panna, on näha, et tegelikult on tegemist väiksema kui 2 eurose mündi pindalaga täkke. 2 eurost kahju välja ei vea. Ja saab seda täiesti vabalt parandada. Nii et sellist asja saab ka parandada, et siin on küll näha, et natuke see on nii-öelda selliseid ämblikut juba hakkab meenutama ka. Ja, seal ei ole vahet, kas neid kiiri on 3 või 6, et kui ta jääb väiksemaks kui see 2 eurone münt, siis see kõik on parandatav ja niimoodi, et sellest täkkest suurt midagi pärast näha ka ei jää. Aga siin tasuks tähele panna nüüd seda, et see parandusprotsess tuleks ikkagi läbi viia esimesel võimalusel, sest kui nüüd siit mõnest august selle klaasiga läbi sõita, siis iga põrutus, mis sellele täkkele mõju avaldab, siis sellest täkkest saab pigem varem kui hiljem mõra. Igatahes tasub minna üsna esimesel võimalusel ikkagi seda täket parandama, et siin nädal aega ringi sõidad sellega, siis pole enam midagi parandada. Pluss, nagu Jaanus ütles, see sama põrutused, mis mõjutavad, aga teine on ka siis kogu väljas olev mustus ja praht, mis sinna täkkesse sisse läheb, et siis see muudab ka nii-öelda seda parandamist juba raskemaks või tulemus võib olla kehvem. No veel kord me tuletame siis inimestele meelde ka, et miks me täna üldse kõigest sellest räägime ja teile siin näitame neid täkkeid ja asju. Et idee on siis selles, et ei pea alati minema kohe välja vahetama esiklaasi, vaid et seda saab parandada ka. Ja miks on see meile kõigile tähtis? Kas või ka see sama keskkonna aspekt, eks ole, et on selge, et kui te selle asja ära vahetate, siis vähemalt selle klaasi jagu on juba ju, ma ei tea, palju see kaalub umbes, mingi 10 kilo. 10-15 kilo sinna. Ja, et siis ongi see 10-15 kilo ongi seda nii-öelda jäädet ju, eks ole, sul kohe. Pluss, mida peab arvestama siis veel see, et ju see asendatav klaas toodetakse, tuuakse kohale ja see sama katkine klaas teistpidi nii-öelda on vaja utiliseerida
mingis osas saab ümber töödelda, aga kõik see on jällegi nii-öelda transport ja keskkonna koormamine. Ja no kõik need kaudsed kulud kuni ma ei tea lõpuks müüa palgani ja kõik need ju välja, eks ole, on seal väga. Siis me oleme ikkagi tahtnud natuke näitlikustada ka, et kui ühel juhul me oleme saanud siis terve hunniku, no kui võtame ainult praegu selle füüsiliselt mõttes selle klaasi jäätme, siis kui me täkke ära parandame, siis on mul siin mingid väga väikesed asjakesed. Siin on žilett, nagu ma aru saan, eks ole, ja mingid väikesed sellised veel. See on kogu prügi, mis tekib põhimõtteliselt siis, kui me parandame seda klaasi. Just täpselt, 10 grammi. Väga suur vahe ju. Hästi, aga te kindlasti olete väga väsinud juba selle klaasi hoidmisest, et paneme selle korraks maha ja räägime veel paar sõna. Lõpetuseks siin seda teemat, et mis puudutab just seda ka maksumust. Et kui näiteks autol esituli, samamoodi võib saada täkke ju, eks ole, või võib juhtuda seal midagi selle esitulega. Kui kallis selle vahetamine on ja kas seal ka siis vahetatakse tingimata või ikkagi saab parandada? Jah, esituledega on see teema, et kallimate mudelite tuled maksavad seal 4-5 000 eurot vähemalt juba. On neid marke mudeleid, millel on võimalik ka seda tuleklaasi vahetada. Aga kuna tänapäeva tuleklaasid on üldjuhul ikkagi plastikust tehtud, siis see plastik väga ei mõrane. Küll aga mis nende tuledega juhtub on see, et avariil on ju 2 võimalikku suunda. Kas esimene osa või tagumine osad, kas sulle sõidetakse tagant otsa või sõidad ise kellelegi tagant otsa. Igasugused muud kõrvalased veel, aga üks suuremaid asju ongi see, et tagant otsa sõidud, kus siis tuled ise füüsiliselt võivad olla terved tuleelemendid, klaasid, asjad. Aga kuna tulede kinnitused kere külge on tehtud plastikust, siis need plastikust kõrvad tihti murduvad ja seal ongi väga suur vahe, et kas osta see kõrvade paranduskomplekt, maksab seal võib-olla 100-200 eurot ja parandada need kõrvad ära ja tuleremondi hind ongi seal suures plaanis 200 eurot tükk versus siis panna see uus tuli kallimal autol 5000 eurot tükk, et Kaido siin kõrvalt saab nüüd rääkida, kuidas see kindlustusmakset mõjutada võib. Jah, ma tahtsingi just sinna jõuda, et mis need numbrid näitavad? Kui sa lihtsa arvutusloogika ka, et parandus 200 eurot ja tuli 4-5 000 eurot, et siis tegelikult ta mõjutabki 20 korda rohkem. Et lõppkokkuvõttes ju kindlustused saavad selle raha, mida nad kahjudest välja maksavad klientidelt. Ja kui need see tulegi teie taskust otseselt või? Ei tule. Väga huvitav. Et hüvitamise hetkel me võib-olla võtame selle oma taskust, aga ikkagi klientide taskust me paneme selle sinna. Ja kui nüüd see väljavõetav osa sealt kasvab, siis paratamatult kasvab see osa, mis sinna sisse peab minema. Et kindlustusmaksed lihtsalt paratamatult suurenevad siis? Ehk siis kindlustusmaksed suurenevad selle võrra, et ühelt poolt ongi see keskkonnateema hästi oluline, et me vähendaks oma jalajälge, mis me siia maailma jätame. Aga teine on ikkagi see, mis meid võib-olla siis konkreetselt selle kahju hetkel otseselt ei mõjuta, aga pikemas plaanis siis kindlustushindade näol meid kindlasti mõjutavad. Jah, et tasub meeles pidada, et me ikkagi ise maksame kõik selle asja lõpuks kinni ja tasub siis ise enda rahakoti sõbralikult elada ja käituda. Jah, et võiks ju võtta selle sama põhimõtte, et kui ise peaks selle kulu kandma, et kas siis selles olukorras sa vahetaksid või näeksid ka võimalust leida mingi soodsam lahendus. Lõpetuseks, kuidas te ikkagi näete seda trendi, et kas meil liiguvad asjad selles mõttes positiivses suunas, et inimesed on ikkagi teadlikumad ja parandavad rohkem, ei torma kohe vahetama ja uusi juppe külge panema või on meil pigem vastupidi ja probleem sellega? Inimeste teadlikkus on üldiselt ikkagi väga, väga heal tasemel juba sellel alal, aga alati saab paremini ja sellepärast me siin ju tegelikult olemegi, et seda meelde tuletada. Et iga uus teadmine, see võtab aega ja kindlustusjuhtum tegelikult on inimese jaoks ikkagi suhteliselt harv sündmus ja kui ta ühe korra juhtub, siis võiks see teadmine juba kohe ka kuklas olemas olla. Aga see parandamiste arv on ikkagi tõusuteel siis, et trend on õiges suunas? Ja, et kindlasti parandatakse rohkem ja siin võib-olla tavainimesele, kes ongi, et kui meie siin oleme iga päev nende juhtumite sees ja teame, et siis tegelikult need inimesed, kes juhtumisse sellesse olukorda satuvad, kus midagi siis toimub, et usaldada tegelikult ka neid remondi tegijaid, töömehi
et kui öeldakse, et on võimalik kvaliteetselt parandada, et siis seda ka teha. Jah, viimase 10 aasta jooksul on meil portfellis paranduste arv 5-kordistunud protsentuaalselt ja see tähendab, et seal on tuhandeid, et mitte öelda juba 10 000 parandusi teostatud ja seda, et need kliendid pöörduksid tagasi meie poole sellega, et see parandus ei ole kvaliteetne. Jah, mõnel väga üksikul juhtumil on juhtunud see, et sellest täkkest on ikkagi paranduse järgselt ka edasi mõra saanud. Aga sellisel juhul vahetatakse see klaas hiljem ära, probleeme sellel ei ole. Täketele parandustele antakse ju tegelikult eluaegne garantii ja kui mõni aasta hiljem selgub, et täkkest saab mõra, siis see hüvitamisele kuulub. Aga me tõesti räägime 0,0 mis iganes protsendist, et kus sellised asjad juhtuvad. No see, et täpselt samasugused asjad võivad juhtuda osade vahetuse käigus, et tuleb sul mingi praakosa või mis iganes, et no mida suurem ju see töö või see kui ma tea, inimese puhul lähed arsti juurde ka, et mida suurema operatsiooni teed, seda suuremad on ju ohud ka, et midagi muud võib seal juhtuda, et selle väikese täkke parandamine, kui vähegi võimalik on kindlasti lihtsam töö ka. Aga mul on hea meel, et see 5-kordne tõus on ju tegelikult päris juba soliidne näitaja ja lihtsalt inimestele ka julgustuseks öelda, et ei ole ainsad, eks ole, kes siis sellist käitumist nagu harrastavad, eks ole, et vaid ikkagi tuhanded inimesed on juba selle mõtteviisi endale omaks võtnud. Väga tore, aga klaasi me päris katki ei saanud, et tegelikult on see selles mõttes huvitav, et üsna kõvasti lõin ausalt, et ma ei hellitanud seda, nii et ega see klaas täiesti katki saada ei ole ka nüüd kõige lihtsam tegevus, et nii ta on. Aga head vaatajad, kuulajad, selline oli siis tänane osa saatesarjast Riskid või kindlustad, mis meil muud siia kevadesse muud öelda on, kui turvalist liiklemist loomulikult kõigile ja käituge siis ikkagi selles mõttes ilusti ja õigesti, et oleks enda rahakotile soodsam, teiste rahakotile soodsam ja meie maailmale laiemas mõttes ka siis soodsam. Aitäh teile siia saatesse tulemast. Kõike head. Riskid või kindlustad? Saadet toetab Eesti Kindlustusseltside Liit. Loe lähemalt kindlustame.ee.